kaunimad laulud pühendan sul, vanematest armastatud kallis kodumaa. Võimsasti tuksub süda siis mul, kui sulle laulan mu isamaa. Taevasse tõuseb tugev lauluhääl, südame põhjast vaimustuse väel. Pühamaks paigaks oled mul ikka, kuni süda tuksub mul sees. Võimsasti kõlasis ühine laul, kaitsegu kasvagu kodu. Head vilistlased, lugupeetud külalised, dragi gosti. Mul on hea meel tervitada teid täna siin kaunil augustikuu päeval, kui Eestimaa põldudel käib viljalõikus, mis on väga sümboolne, üks sümboolsemaid tegevusi ja ilma milleta inimkond hakkama ei saa. Tänan kõiki, kes on leidnud võimaluse ja aja, et täna kohale tulla ja meie kooli aastapäeva tähistada. Tänavu aasta on eriline. Eesti Vabariik tähistab 100. juubelit. 29. oktoobril 1862. aastal said Holstre kandis kokku selle kandi talumehed ja koolmeistrid ja arutasid, et peaks sellele Aleksander Esimesele ühe mälestusmärgi ja ühe priikooli tegema selle eest, et ta on ära kaotanud Liivimaal pärisorjuse. Läks üle 25 aasta aega, enne kui jõuti kooli asutamiseni 1888. aastal. Ja nii nagu juba eelpool räägiti, kool on jõudnud 1980. aastal sisse nende mõisa väravate vahelt. Oleme tänulikud Versenitele, kes on rajanud toreda kompleksi ja sellest aastast juba 98 aastat on kool toiminud siin Olusperes. See on pikk aeg. Meie kooli iga, nii Aleksandri kooli iga kui ka siis otsene meie eelkäija põllumajanduskool, mis Kõost üle toodi 1914 asutatud, on vanemad kui Eesti Vabariik. Aga Aleksandri kooli mõtte edendajad, elluviijad olid need, kes andsid ka Eesti Vabariigile tugeva panuse ja kõik selleaegsed põllumehed pidasid väärikaks läbi käia Eesti Aleksandri põllutöö keskkoolist Olusperes. 30 aastat tagasi toodi selle mõisa väravast sisse taaskord sinimustvalge lipp. Tõsi, selle kõrval oli ka ENSV lipp, sest aeg oli selline. Ja selle järel oleme 30 aasta jooksul pidanud kokkutulekuid ja meenutanud oma kooliaegu, saanud kokku ja tegelikult tänanud neid inimesi, kes on andnud oma panuse läbi ajaloo selle kooli püsimisse. Koolil on olnud ka väga raskeid ja keerukaid aegi. On olnud Esimese maailmasõja aeg, on Teise maailmasõja aeg, oli Teise maailmasõja järgne aeg. Meil on täna üks 49. aasta lõpetaja, kes mäletab ka küüditamist siit ja väga raske on mõelda, mida tundis Villem Männik, kes oli tolleaegne koolijuhataja siin koolitrepil, kui tal oli antud käsk võtta oma kompsud ja asuda teele Siberi poole. Mida tundsid need poisid, kes internaadi taga uste kaudu metsa jooksid, et mitte Siberisse saata saadud. Seda on raske hinnata ja need on väga rasked kogemused. Aga ka koloosi algusaastad, kus meie lõpetajad on töötanud keerulistes tingimustes, olid kindlasti väga rasked. 90. aastate algul, kui oli uuesti põllumajandusreform ja asuti järjekordselt uut suunda vedama. Kõik need ajad on olnud väga keerulised. Me täname kõiki neid inimesi, kes on oma panuse andnud, et kool püsiks ka kõigil nendel keerulistel aegadel. Täna tuleb öelda, et selles on hästi oluline roll ka sõpradel ja tuttavatel inimestel, kes on olnud siis kas ühes või teises ametis, ministeeriumites või kuskil mujal ja on olnud kooli toetamas, et kool püsima jääks.
1888. aastal, kui me tulime samasuguse rongkäiguga siit väravast sisse, siis oli kõigil rahvuslik taasärkamine. Kõigil oli tahe, soov ehitada oma riiki, kuigi päris täpselt ei teadnud, kuidas sellest 50 aastat Nõukogude võimu all olnud riigist uuesti saab oma riik. Ja ega see kergelt ei läinud. Kui me kohtusime 1993. aastal, siis oli käimas põllumajandusreform, paljud neist olid oma senistest ametitest vabaks saanud, oli tulnud leida uus töökoht, uus lahendus ja otsiti, kuhu siis minna. 98. aastal, kui me taas siin kokku saime, oli aeg, kus me olime koolina asunud juba uute asjade teele. Meie ellu ilmusid esimesed arvutid, me osalesime esimestes välisprojektides, meie õpilased käisid välismaal praktikal, et saada teada, kuidas seda oma riiki ehitada. 2003, kui me kohtusime, oli aeg, kus me valmistusime astuma Euroopa Liitu. Pidime kohanema nende reeglitega. Meil oli aeg, kas peame vastu selles koolivõrgu ümberkorraldamises, koolide liitmises, vähendamises. Me saime sellega hakkama tänu jälle oma headele sõpradele, toetajatele ja meie tublidele vilistlastele. Aasta 2008, kui me kohtusime, oli kooli jaoks möödas liitumine Õisu kooliga, oli otsustatud, et kooli investeeritakse. Me saime võimaluse rajada oma uus õpilaskodu, remontida oma koolimaja, osta põllumajandustehnikat, remontida söökla, teha laborid, õppetööstused toiduainete tehnoloogia jaoks. Ja ees ootas kiire baasi arendamise aeg. 2013, kui te käisite eelmine kord kokkutulekul, oli valmis saamas just meie koolimaja renoveerimine. Ja need investeeringud baasi olid tehtud ja oli aeg, kus niisugune Euroopa Liidu järgne põllumajandusega liitumine andis võimaluse ka õpilaste arvu suurendamiseks ja kus 2000. alguse kriis põllumajanduse valdkonnas oli saanud jälle selleks, et põllumajandusõpilasi oli meil kõige rohkem. 90. keskel me otsisime uusi erialasid, meil oli kodumajanduse eriala, me alustasime raamatupidamise erialaga, turismikorralduse ja turismivaldkonna erialadega. Meile tulid juurde koka eriala, meile tulid juurde rahvusliku käsitöö erialad, et säilitada meie pärandoskusi. Ja alati on olnud oluline, et kõigi erialade õpetamises on praktiline väljaõppe väga oluline. Meil on oma õppetalu tänaseks üle 600 hektari põllumaaga, mis on põllumajandusõpilaste platsdarmiks. Meil on söökla, õppetööstus, toiduainete tehnoloogia ja koka eriala õpilastele. Meil on Oluspere mõis, kus saavad turismivaldkonna õpilased, käsitöö õpilased oma praktikat. Ehk siis käega tegemine on oluline. Täna, ja eile, kui peeti Paides arvamusfestivali, siis aeg-ajalt tundubki, et arvamine, oma seisukoha avaldamine on oluline. Ongi oluline, kuid olulisem on veel tegu. Et see mõte ja see idee peavad ju teoks saama. Peab keegi seda oskama füüsiliselt teha, korda sättida, läbi viia. Ja seda oskust tahame me koolina tulevikus oluliseks pidada ja seda õpetust jätkata. Ja mida veel öelda teile? Ma loodan, et te head vilistased olete oma kooliga alati olemas, sest et kool kestab senikaua, kui seal on olemas õpilasi. Meil on väga tore traditsioon, et meil on jõudnud kooli lapsed, lõpetajate lapsed, lõpetajate lapselapsed ehk mitmed põlvkonnad on käinud siin. Isegi mina oma õpetaja jooksul juba õpetan meie kunagiste õpilaste lapsi. Ma loodan, et ka nende lapsed, vähemalt osad nendest, jõuavad meie juurde. Me tahame koolina säilitada sellist, nii nagu meie uuel lipul on lipukiri, ela looduses ja loodusega. Säilitada seda oma nägu ja seda spetsialiseerumist
maamajandusega, rahvusliku käsitöö, kultuuriga seotud erialadele. Asjad, mida linnas õpetada ei saa ja mida linnas teha ei saa, kuigi ka linna aiandus on tänasel päeval populaarne, annab meile toidu põld, mets, maa, kus me elame ja seda peab oskama majandada, sest ka muld ei ole lõputu. Inimesed, kes seda kasutada ei oska, sellega hakkama ei saa. Oluline on säilitada maapiirkondades ka turismiteenus, rahvuslik käsitöö, autentne käsitöö ja oskused, et elus hakkama saada ka toiduvalmistajana siis, kui on keerulised ajad ja kaupluste uksed on lukus. Ma usun, et kõik Olustvere koolis käinud saavad ka sellistes oludes hakkama. Ehk siis tegelikult see valdkond on ka riigi jaoks strateegiliselt väga oluline. Hando Runnel on öelnud oma sõnad: ma tean, et päike liigub, see mind ei liiguta. Mu hinge täidab uudis, et siin ei kiiguta, kus ise kiigel käidud. Et siin ei mängita, kus ise palli löödud, see tunne ängistab. See ängistus on tõde, et ajad kaovad käest ja peale kasvanud põlved ei küsigi me käest. Peale kasvanud põlved ei peagi meie käest küsima, kuid peale kasvanud põlved peavad alati meeles pidama juuri, kust me tuleme. Ja ma soovin kõigile tulevastele põlvedele jõudu kandmaks ja hoidmaks seda meie kooli järgmistesse aastakümnetesse ja sadadesse. Väga ilusti ütles Lennart Meri või kirjutas meie kooli külaliste raamatusse 1995. aasta 1. juunil, kui ta külastas Olustveret ja Viljandimaad. Ja ta kirjutas nõnda: Olustvere kaunis koolimajas Eesti lipu ees neid ridu kirjutades sai mulle eriliselt selgeks, et meie rahva ajalugu võiks lahedalt mahtuda meie kooli ajaloo, meie haridusiha, meie kultuuri, meie unistuste raamidesse. Kool on läbi aegade olnud Eesti vallutamatuks jäänud piirikindluseks. Jõudu Eesti hariduse ja kultuuri, järelikult Eesti tuleviku hoidjatele. Lennart Meri. Nende Lennart Meri sõnadega tahaks lõpetada ja öelda, et eestikeelne kool, nii nagu Olustvere ja Tarvastu kandi mehed omal ajal arutasid, et eestikeelne kool on oluline meie rahvuse kandjaks. Mitte kellelgi maailmas ei ole peale meie sellega asja. Me peame käima välismaal õppima välismaa keeli ja saama hakkama mujal, kuid selle rahva ja selle keele hoidmise, kultuuri hoidmise, sealhulgas töökultuuri hoidmise eest ei saa seista mitte keegi peale meie endi. Soovin teile kõigile selleks jõudu, teie lastele, teie lastelastele ja loodan, et te süstite neisse seda meelsust, sest selle peal saab olla meie riik ja saab olla ka meie kool. Aitäh ja palju õnne kõigile! Võimsasti lõõna siis